neil on mingisugune oma assistent seal ja sa saad talle ette öelda, et kuule, neid tabeleid sa võid kasutada. ja mis me tegime, oli see, et me võtsime mingisugused kureeritud andmekogud, mis olid kontrollitud ja testitud ja hästi kommenteeritud andmestikud ja siis andsime sinna Genespace'ile ette ja siis turundusinimesed kusjuures hakkasidki ise küsimusi küsima. Et see oligi lõpuks realiseerus mingil määral vähemalt see self-serve analytics või nii-öelda andmeanalüütika iseteeninduse unistus. tere, Lauri. tere, Kristo. Räägime andmetelliskividest, et võtame ette Databricksi. Sina oled üks Eesti esimestest Databricksi kasutajatest. Nüüdseks muidugi on vist Databricks küllaltki levinud juba, aga teeme sellise tutvustava osa selles osas, et see aasta või nüüd siin nagu viimase aasta jooksul, ütleme siis viimase paari kuu jooksul on toimunud see muudatus, et varem oli Databricksi Community Edition, mis oli selline üpriski maha raiutud versioon ja nüüd neil tuli Databricks Free version, mis on uus versioon Community Editionist, ehk siis proovime, me kumbki vist ei ole sinuga nüüd ka mitmeid kuid Databricksi otseselt kasutanud või ma arvan, et sa vist Omnivas ei kasuta, ma ei ole. Ja mul on aasta umbes möödas ja varsti saab aasta mööda, Omnivas ma ei ole kasutanud jah. Mul on umbes sama, mul oli üks projekt koostöös Sparkliga, kus kasutasime, aga sellest on ka peaaegu aasta möödas. Ja seda Community Editionit ma ei ole vist 2 või 3 aastat kasutanud, ma ei tea, kas sina kasutasid seda kunagi või sa oled ainult tööalaselt vaadanud, ei tea midagi. Ma ei ole Community Editionit vist kunagi kasutanud jah. Seal on varem ka mingeid teisi, seal neid editioneid on nagu mitmeid olnud. Ka algusaastatel oli sellega omajagu segadust, et mida sa millega teha saad, aga ma alati olen nii-öelda tasulise versiooni kasutaja olnud. Okei. Aga mis hetkel sa, või mäletad sa see, kas see oli 2018, 2019 vist, kui sa hakkasid kasutama seda umbes? Mõtlen, ma kasutasin 6 aastat ja ma alustasin, tähendab, ehk siis 7 aastat tagasi, ehk siis 2018 lõpus, 2019 alguses, ma arvan. Ma mäletan, et ma tegelesin AWS-is oli mingisugune Elastic MapReduce ja siis nemad lisasid omale mingisuguseid tootetükke sinna, et kui sa seda Elastic MapReduce'i panid käima, siis sa said valida mingid tükid sinna, et okei, siin on mingi kasutajate autentimine on juures ja siin on mingisugune jagamine on juures ja mingid taolised asjad. Mis olid, osa neist olid nagu päris vajalikud teemad tol hetkel selles kontekstis, kus ma töötasin ja siis tuli Databricks välja või noh, nii-öelda jõudis minuni ja neil oli see kõik lahendatud ilma, et ma oleks pidanud otseselt midagi teadma sellest. Ja see oli ka vahetult enne seda, kui AWS-i Athena sai omale palju featuure juurde. Et tol hetkel oli see veel lihtsalt nagu päringukeel. Pärast tekkis sinna juurde igasugu võimalus tabeleid luua ja muud taolist. Ja Databricksi inimesed ise leidsid mind kuidagi üles, ma ei tea kuidas. Ja siis nad käisid mulle pinda nagu ja siis meil olid isegi mingisugused kõned, nad olid kõik USA-s ka ja siis olid mingid kõned ja siis oli niimoodi, et nad püüdsid nagu enterprise sales'i teha, on ju. Aga ma olin mingi üksik data engineer startup'is ja kui ma läksin oma tol hetkel vist ühesõnaga mingi tehnoloogia juhi juurde, VP of engineering või kellegi juurde. Siis ma küsin, et kas mul on selline asi on ju, et mis ma edasi teen, et nad üritavad mulle müüa, tundub kasulik on ju. Siis tema vastus oli see, et ise otsusta siis. Või et kui sul on vaja, siis uuri välja, mis sellega teha saab ja mis see maksab ja siis tegutseme edasi. Ja tol hetkel ma ei osanud
sellega eriti midagi peale hakata. Ja see lõpuks jõudis sinnamaale, et oli Databricksi poolt mingi 6 inimest oli kõnes ja siis mina. Ja siis mul tekkis niisugune tunne, et mul on kuradi teine manager veel. Või noh, ma nagu raporteerin mingile teisele tiimile, kes üritab saada mind seda proof of concept'i mingisuguseid samme läbi tegema. Ja mul on nagu oma tööd ka vaja teha, siis ma kirjutasin neile otseselt, et kuule, see ei lähe mitte, et mul on hulk tehnilisi küsimusi ja ma olen nõus ühe inimesega kõne tegema. Ja siis nad leidsid enda poolelt ühe inimese mingi 6 aega hiljem, kelle nimi oli Mägi. Ja siis ma tegin vist 2 või 3 päris pikka kõnet selle Mägiga, kes oli hästi tehniliselt pädev. Ja siis ta vastas mulle kõik ära. Ja siis tundus, et okei, sobib küll. Et kõik see mingi kasutajate autentimine ja SSO ja jagamised ja kuidas neid andmeid hoitakse ja kes mille eest millal maksab ja kõik selline asi. Ja siis sai meist Databricksi klient. Ja noh, mina olen nagu siiamaani veendunud, et ma ei oleks ilma selleta nagu ellu jäänud. Et need nõudmised põhimõtteliselt nagu soovid ja vajadused ettevõttel olid täpselt sellised, et see oli nagu ainus tööriist turul, millega ühel inimesel oli võimalik seda ära lahendada. Jah, noh, mingi muu kontekst, teised vajadused, teised piirangud on ju, aga see andis mulle võimaluse seda sama rolli siis veel sealt alates mingi pea 3 aastat, pea 4 aastat üksi täita. Jep. See Databricksil on vist see eelis, et on nagu selline väga või vähemalt oli küllaltki lihtsasti kasutatav, võib-olla vaatame peale, kuidas see olukord nüüdseks on. Jah, ma isegi ei oska öelda, et mis kas see community edition või free edition, kas seal on lihtsalt vähem featuure või seal on mingid kasutuslimiidid või kuidas nad seda struktureerinud on? Jaa, no ma võin rääkida nagu see, mis minu taust Databricksiga on, mina hakkasin 2020 alguses kasutama, meil oli üks klient Norras, kes neil oli ka startup ja vaja kasutada andmeid palju, nemad olid Azure'i peal ja noh, sisuliselt ka mingid muud nagu head tööriista, kus saaks teha nii masinõpet kui andmeanalüütikat koos, põhimõtteliselt ei eksisteerinud. Seda community edition'it ma esialgu kasutasin mõndade, kuna ma olin konsultant on ju, ma ei tahtnud nagu kliendi raha tuulde visata niisama, et siis ma community ja seda versiooni kasutasin osade lahenduste nii-öelda valideerimiseks. Aga siis aasta hiljem, 2021 kevad oli see, kui ma hakkasin õpetama Tartu Ülikoolis ja seal suurandmete aines ma samamoodi siis tudengitel lasin kasutada seda community edition'it. Sel hetkel see oli üpriski adekvaatne, sest noh, siis ei olnud veel selliseid asju nagu need Unity kataloogid ja kogu see masinõppe pool oli üpriski algusjärgus veel, et oli igati kasutatav. Järgmine aasta ka kasutasime tudengitega, sest noh, ma ise enam vahepeal nagu seda tasuta versiooni nii-öelda ei kasutanud või seda community versiooni, aga siis järgmine aasta juba olid mingisugused huvitavad nüansid tekkinud, et näiteks kui muidu oli see, et sa said seal salvestada oma tabeleid ja asju, et siis need tabelid enam ei talletunud, kui sul see klaster läks kinni, siis ta põhimõtteliselt kustutas ka sul tabelid ära. Okei. Noh, nagunii see mõte on ju selles, et sa kasutad seda community edition'it lihtsalt selleks, et õppida tundma seda platvormi. Aga tudengitega, kui sa tahad mingeid projekte teha, siis see ilmselgelt tekitab sihukese murekoha, kui tudengid vahepeal tahavad öösel magada ja hommikul ärkavad üles ja peavad hakkama kõiki tabeleid uuesti looma, et siis ülejäänud aastatel ma ei ole seda kasutanud. Ja
ma ei mäletagi, ma olen mingisuguseid võib-olla koolitusi või midagi teinud selle community edition'iga, aga jah, et ühesõnaga nüüd on see free edition, mis peaks siis olema mingit pidi etem, kui see community edition oli, et seal community edition'is, noh, sa ei saanud näiteks jooksutada neid job'e. sul oli ainult üks see mingi klastri valik, sul minu meelest seal ei olnud neid SQL data warehouse'e, et noh, nad kõik uued featuurid, mis lisandusid, sinna ei jõudnud edasi enam. et see minu meelest nende aastate jooksul noh, oligi 2020, see oli kõige rohkem featuure seal enam-vähem ja siis pärast seda nagu midagi uut väga ei tekkinudki. See võib-olla on nagu muster, et neil oli mingi Databricks Academy on mitu iteratsiooni ka läbi teinud aastate jooksul. Selle sisu on alati hea olnud, aga see vorm, et kuidas sa sinna jõuad ja et mitukümmend klikki sa pead tegema, enne kui sa mingi kursuseni jõuad. et see on nagu muutunud üle aja. üks see on nagu kuulujutt, aga keegi mainis, et see Databricks Academy üldse tekkis sellest, et kuskil Sloveenias vist või Slovakkias oli mingisugune tüüp, kes tegi nagu õppevideosid ja siis need olid väga hea kvaliteediga ja siis umbes ta sai mingeid kliente ja siis lõpuks ta sai osaks Databricksist. Ja vot see Databricks Academy, mul tuleb meelde ka, see oli Covidi ajal oli ju, kui alguses, kui see Covid tuli, oligi see 2020 kevad, siis Academy oli mingisugune pool aastat või midagi sihukest oli tasuta kasutamiseks, sest muidu seal on nagu tasulised asjad, aga siis neil oli väga palju tasuta materjali seal ja seda ma sain samuti selle, noh, seal oligi see mõte vist, et sa saad seda community edition'it kasutada selleks, et neid materjale läbi töötada. Kui ükski Databricksi inimene ei kuula, siis ma ka nagu mainin, et ma paljusid neid materjale mingil kujul kasutasin hiljem ülikoolis õpetamiseks. Ja siis vot mul tuleb meelde, et neil olid mingid Kafka klastrid, mis kuskil jooksid ja mingid andmestikud, et need ka kadusid üks hetk ära ilmselgelt, sest noh, kui sa jätad neid jooksma aastaks ajaks, no okei, need ei olnud aastateks, et seal ei olnud mingeid suuri andmemahte, aga lihtsalt, et ma ei saanud tudengitega neid enam ise kasutada õpetamiseks, et see mõte kadus natukene ära. Nii, aga ma jagan ekraani. Kui otsida Databricks Free Edition, siis minul vähemalt pakubki kohe mingisugust tasuta versiooni ja ma ei ole ka seda, ma nüüd enne salvestuse algust korra proovisin lihtsalt siia sisse logida, et vaadata, kas mul konto veel töötab, et kes siia sisse tahab logida, siis sa saad põhimõtteliselt Google'i kontoga näiteks teha endale, siduda ära ja siis sa pead looma lihtsalt selle account'i, et ma lõin, see võtab 1 minuti aega võib-olla, et ja siis peakski jõudma Databricksi avalehele, et siin on näha need, noh, kes iganes soovib, ma arvan, et Databricksil endal on väga head materjali, mida saab vaadata, et kuidas täpselt toimetada. Lihtsalt jällegi võrreldes selle community versiooniga, siin on märkimisväärne edasiminek, sest jällegi ma arvan, sa mäletad ka Lauri alguses oli Databricksil ka, siin oligi umbes 4 või 5 erinevat tääbi, mida sai valida. Et ja siis on neid aastate jooksul siin aina juurde tulnud. Sellel community versioonil jäigi need samad 4 või 5 tääbi, mis seal olid, compute ja siis workspace ja mingi asi vist oli veel. Et nüüd tundub, et on nagu täitsa päris. Mis me esimese asjana võiks proovida teha? Paneme jooksma midagi, et serverless starter warehouse on igatahes olemas ja ise midagi luua ei saa. See on mõistlik, et sa ise midagi väga suurt käima tõmmata selles. Aga huvitav, kas siin ei saa siis ka näiteks ühtegi muud tavalist klastrit luua, eks ole. Saan ma õigesti aru praegu. Mingisuguseid äppe saab luua, sellest ma näiteks ei tea jällegi midagi. Ma ei paista enam välja, sellepärast et ma nüüd tegin pildi suuremaks ja mu ainus valgusallikas on ekraan. Ma peaks selle dark mode'i ära panema. Mul on ka dark mode. Nii,
ma mõtlen, et huvitav, kas siis näiteks vanasti oli see, et Databricks oli peamiselt ju tegelikult notebook'ide kasutamiseks. Kuidas see pool nüüd käib, et notebook'i saab endiselt luua, siin on igasuguseid muid asju ka. Genespace, sellest, seda ma ei tea, mis see täpselt endast vist kujutab. Genespace on, sa võid sinna korra sisse vaadata, oleks huvitav näha, kuidas see praegu välja näeb, aga see, kuidas see tekkis, on see, et sa saad ai-le, neil on mingisugune oma assistent seal ja sa saad talle ette öelda, et kuule, neid tabeleid sa võid kasutada. Ja mis me tegime, oli see, et me võtsime mingisugused kureeritud andmekogud, mis olid kontrollitud ja testitud ja hästi kommenteeritud andmestikud ja siis andsime sinna Genespace'ile ette ja siis turunduse inimesed kusjuures hakkasidki ise küsimusi küsima, et see oligi lõpuks realiseerus mingil määral vähemalt see self-serve analytics või nii-öelda andmeanalüütika iseteeninduse unistus, mida on lubatud nagu väga palju aastaid igasugu erinevate toodete poolt. Et see peaks olema see Genespace. Tundub, et töötab nad, palju mul tellimusi on ja luges kokku 7,5 miljonit tellimust. Kuigi mulle, aga ma noh, ei see tea. ongi, see on see tõsine jäämäe tipp, et noh, seal all sa pead need andmed sinna saama kuidagi, sa pead neid töötlema ja siis need peavad olema kommenteeritud ja testitud ja siis sa paned selle Genie sinna otsa ja siis on hästi lõpuks. Ära riku seda ai unistust ära, see on lihtsalt nagu me praegu tegime, klõps, need tabelid, küsid küsimuse, saad vastuse. Okei. Ma tean, et ma tean, et muidu seal notebook ides oli see, et ta soovitas neid asju, ma niimoodi eraldi selline vestlusaknas ei ole seda näinud, ma pean tunnistama. Aga võib-olla me lihtsalt ei kasutanud kordagi seda funktsionaalsust. See tekkis umbes 1,5 aastat tagasi või 2024 sügisel, ma arvan, et sulle lihtsalt ei ole see ette jäänud enne kui sa lõpetasid Databricksi kasutamise. Okei, nii, ma ikkagi tahaks nagu, ma olen selline vanakooli inimene, mina tahaks seda notebook'i, et see oli see, kust vanal heal ajal kõik alguse sai ja minu meelest Databricks oli esimene ja on siiani vist üks vähestest, kus on see, et seal on hästi mugav erinevate keelte vahel vahetada. Praegu meil on see notebook'i keel Python, aga et lihtsalt selleks, et kirjutada ka mingisugune SQL päring, no nii, mis ta sobib teha siin, et siis saab neid magic käske kasutada ja vahetada vastavalt igale sellele lahtrile saab selles keeles, kus soovid neid pärida ja on võimalik ka neid variable'ide väärtuseid omavahel siis tegelikult vahetada erinevate keelte vahel. Suht aeglaselt ikka, seal on huvitav, et see lihtsalt select 1 võtab nagu sekundeid aega, et võib-olla ta jooksis käima mingisuguse, võib-olla jooksis käima seda serverless warehouse. Aga see serverless warehouse käis enne, vaata, aga nüüd on mingi teine serverless asi veel, kas see on nagu erinev sellest või? Et neil on serverless compute ka nüüd eraldi või? Serverless compute on ka eraldi. Jah. See võib-olla võtab kauem. Serverless warehouse peaks, kui see on nagu maas, siis ta peaks mingi 6-7 sekundiga üles tulema. Aga noh, demo alal võib-olla ta ei ole maas või see on kuidagi niimoodi konfitud. Noh, nüüd toimib kiiremini, ma arvan, et see cluster läks lihtsalt üles sellepärast või see serverless. Üleüldiselt muidugi tasub meeles pidada, et kui andmeid on vähe, siis tegelikult aga Databricks ongi aeglane, sest see Spark on aeglane, sest ta ju tahab jooksutada seda hajussüsteemidel. Et see on nagu. Kusjuures ma ei ole kindel, kas see jätkuvalt on tõsi, aga vähemalt aasta tagasi oli tõsi see, et kui sa ei kasutanud Databricksi, siis sa ei maksnud selle eest.
ehk siis sul võis see workspace nagu olla see Unity kataloog ja nii-öelda kogu see setup olemas olla ja ka mingisugused SQL warehouse'id, mis olid iseennast kinni pannud. Ja kui sul oli lihtsalt nagu null kasutust peal, siis see nii-öelda kulu oli ka reaalselt null. Et see nii-öelda infra ja metadata eksisteeris, iseenesest ei tekitanud nagu kuluridasid. Ma arvan, et noh, et selle storage ikkagi midagi maksab, eks ole, tõenäoliselt seal taustal. ja aga see ja just okei, storage maksab jah, aga selle eest sa maksad nii-öelda oma sellele pilveteenuse pakkujale, mitte Databricksile. Eks Databricksi kogu kulu oli seotud ainult compute'iga. Jah, seda ma arvan, me tõenäoliselt eraldi lahata ei saa, aga muidu seal, kus neid ise klastreid saab valida, seal ta näitab seda nii-öelda Databricks unit'id ka, et kui palju midagi maksab, on ju. Just selle tõttu ma olen seda soovitanud mingitele inimestele, kes on küsinud, et kuule, et meil on mingit asja, mingit andmeladu on ju, et me tahaks paar korda nädalas mingit raportit uueneda, aga andmed tulevad eri kohtadest. Selle peale ma olen soovitanud Databricksi, sellepärast et see ei maksa midagi, kui sa ei tee sellega midagi. Sa võidki selle mingi ühe notebooki, mis ma ei tea, tõmbab andmed kuskilt ja uuendab graafiku ära 20 minutiga, panedki käima ja siis on tehtud ja siis ta rohkem ei käi, et sul ei ole mingisugust püsikulu. Ma ei ole 100% kindel, et see jätkuvalt tõsi on, aga vähemalt aasta tagasi oli. Ma usun, et on, et vaevalt, et seal nagu mingi kuutasud või mingid sellised muud asjad tekivad, et see võitlus ju on päris tihe, peamiselt neil on Snowflake'iga, aga samamoodi ka BigQuery ja muud sellised. ja Fabric ka jah. Ja Fabric just, et Fabricu hinnastamisest ma täpselt ei tea, mina olen ajalooliselt alati seda BigQuery't soovitanud, sellepärast et neil on tasuta vahemik on piisav paljude väikeste ettevõtete jaoks. Et see 10 gigabaiti andmemahtu ja 1 terabait andmete pärimist kuus on tasuta BigQuery's siis. Ja Fabricul on mingisugused oma asjad, mingisugune F1, F2, F4, F8, mingid taolised asjad. Ja seal on, sul tuleb mingisugune ports mingit tööriistu ja mingi ports compute'i sellega kaasa. Ja siis kui sul, ma ei tea, päevane limiit saab täis, siis sa ootad järgmist päeva ja siis saad rohkem jooksutada. Neil on mingi niisugune omapärane hübriidhinnastus. Nii, mul tekkis järgmine mõte, mida võiks proovida katsetada siin tasuta versioonis, on see, et looks ühe tabeli ja tabeli nime võiks ka panna, on ju. Võib-olla teeb mingi vaikeväärtusega seda. Midagi tegi. Midagi ta tegi. Prooviks niimoodi. See oligi mingi 1,5 aastat tagasi, kui need AI tööriistad hakkasid rohkem arenema, siis mis oli eriti impressive juba tol hetkel. Tänapäeval on Claude Code on nagu väga tasemel ja need muud kodeerimistööriistad ka. Aga kuhu Databricks jõudis oma enda treenitud mudelitega oli see, et see notebooki või ka notebooki sees olev minu arust assistent oli ekstreemselt hea. Nagu tõsiselt on ju, et sai aru, mis need eelmised sellid olid, kui sul olid mingid selli kommentaarid, siis ja kirjutasid kõigepealt kommentaari, et mida ma siin tegema hakkan ja siis hakkasid päringut kirjutama, no siis ta pakkus sulle selle päringu juba nagu valmis kujul sinna. Ja see oli nagu väga-väga heal tasemel. Ka nii-öelda praegu 1,5 aastat hiljem tagasi vaadates, et jah, ma proovisin kursorit rohkem kui aasta tagasi, see nagu toimis, aga seal ikkagi pidi nagu päris palju ise möllama tol hetkel. Aga jah, Databricks minu arust treenis mingid oma mudelid ja ma arvan, et nad on selle veel kõvasti edasi arenenud. Sulle ta pakub ka mingeid hinte sinna, on ju. Ja ma arvan, et need on päris heal tasemel hindid.
need on üpris heal tasemel tõenäoliselt küll, noh kogu see süntaks on kindlasti korrektne. Ma mäletan seda jällegi sellest aastatagusest asjast, et siin tekkis eraldi, et kui on mingi mure, ta viskas kuskil ka siin paremal selle tääbi lahti, selle sama Genie on ju assistant'i siit. Ja neid erroreid ta ei osanud debugida ikkagi. Noh, need on muidugi, vaata tavaliselt kui error tekib, see on küllaltki spetsiifiline, et umbes sul tekib mingi Azure'i SQL, mingi andmebaasi JDBC connector'i mingi spetsiifiline error. Et siis ta ei oska sellele lahendust pakkuda, sest see tegelikult ei ole nagu Databricks'i teema otseselt. Jep. Ma arvaks, et see on väga palju edasi arenenud. Tol hetkel oli see, et see assistent oli erinev AI, Genie oli erinev AI, Notebooki see autocomplete oli erinev ja siis, kui sa kirjutasid lihtsalt SQL päringuid, siis see oli ka erinev, kuna see oli nagu halvem. Notebooki oma oli nendest kaugelt kõige parem. Et ma mäletan, mul oli mingi periood, kus ma alati kirjutasin muidu seal SQL editoris, aga kuna see Notebook ja autocomplete oli nii palju parem, siis ma lihtsalt vahetasin seda kasutama. Ma arvan, et selle aasta jooksul on seal nagu meeletu progress toimunud ja usuks, et kõik töötavad nagu väga-väga heal tasemel praegu. Ja noh, mis võib-olla tänapäeval on kõik harjunud, aga siis kui ma nii-öelda ettevõtte sees Databricksi järjest rohkematele inimestele tutvustasin, siis tol hetkel oli kõige hämmastavam see, et oota, aga ma võin oma läpaka kinni panna ja see jääb alles ja see jääb jooksma. Et kui ma ei tea, mingit Pythoni arvutust teen seal, et ma võin nagu koju minna vahepeal või. Et noh, see oli ka mingisugune ikka mitmed aastad tagasi. Et see oli niisugune magical experience inimestele, kes olid harjunud sellega, et sa ei lähe oma läpakaga koosolekule, kuna kui see on teisel korrusel ja wifi võrk vahetab, siis võib su mitme tunni töö nagu seisma jääda ja sa pead otsast alustama seda, mis iganes arvutust sul seal taustal teostati. Et võrreldes sellega, mis tol hetkel eksisteeris nagu sellise töö tegemiseks, siis see oli kahtlemata nagu päris suur hüppe edasi kvaliteedis. See jah, eriti ma arvan, et tavalistel tarkvara arendajatel see ei ole nii loomupärane, et kõik on, kui sa tegeled tarkvara arendusega, sa oled harjunud kasutama oma kas VS Code'i või neid IntelliJ'id ja muid selliseid tööriistu. Ja sageli just see arendusfaas toimub ikkagi sul enda masina peal, et siis ka ma tean, ma olen mingisuguseid koolitusi teinud, ma tegin küll Google Colabis, aga samamoodi olid sellised, ma mäletan seda üllatust alles 2 aastat tagasi, et selle Colabi osas samamoodi, et sa saad lihtsalt kuskil pilves, need asjad jooksevad, seal oli veel see, et me laadisime alla mingisuguse 5 gigabaidise andmestiku, mis tegelikult ei ole nagu suur, aga siis osadel tarkvaraarendajatel, kes on töötanud väga suurte tarkvaraarendusprojektide peal, noh, nad hakkasid naerma, et lihtsalt, et teemad on see, et umbes oleks sustainable ja ei liigutaks liiga palju andmeid, aga siis kuskil pilves on ju need gigabaidid liiguvad šuh, et mingit vahet ei ole ja kõik on niisugune ajutine. Mäletan, see oli vist aasta tagasi või 2 aastat tagasi, kui ma kommenteerisin LinkedInis mingeid töökuulutusi, siis keegi palus mul nagu kuidagi üle vaadata nende mingi testtöö või midagi taolist, mida nad kasutasid värbamisel ja siis ma vaatasin ja see oli ka selles Google Colabis. Ja siis ma vaatasin selle üle ja tundus suht lihtne ja okei ja siis tegime koos väikse kõne ja siis nii-öelda ettevõttepoolne inimene oli nagu väga hämmastunud, et oot, et siin on ka mingi autocomplete tekkinud. Et noh, see nii-öelda intervjueeritav ei pidanud ise enam nagu väga palju mõtlema ja seda syntaksit peast teadma. Et see oli nagu lahendatav, kuna see ülesande tekst oli seal sees, kui sa alustasid mingi kommentaari kirjutamist, siis ta pakkus juba ise mingit lahenduskoodi sinna. Et noh,
sellised asjad tulid juurde sinna, ilma et nad ise oleks teadnud, et see tuleb juurde sinna. Aga siis ma ei tea, mis nad edasi tegid sellega, aga see oli niuke tore avastus, et oi. Aina keerulisemaks see elu läheb niimoodi, kui tahad kedagi värvata, aga panin mingi skripti vahepeal, mis võiks luua siis uued episoodid meile sinna kuskile podcast'i tabelisse. Tahan proovida, et kas siin õnnestub. Nüüd ongi jällegi selles vanas community versioonis ei õnnestunud või seal ei olnud võimalik neid nii-öelda job'e teha. Mulle tundub, et siin nagu tundub, et justkui on võimalik, et vaatame, kui lihtsasti või raskelt ta toimib. Kõiksugused, kõik see keerukus muidu tegelikult, nagu sa selle AI puhul juba välja tõid, me samamoodi siin praegu ju väldime kogu seda keerukuse aspekti, aga samas see ongi hea just selline kiireks testiks, et kuidas töötab. Tundub, et saab midagi jooksma panna. Tundub, et saab panna ka mingi ajalise triggeri sinna, jah. Kusjuures see on päris huvitav, ma rääkisin nendega mingite Databricksi tooteinimestega, see oli ka aastaid tagasi, kui neil ei olnud seda job'ide funktsionaalsust. Ja siis nad mõtlesid, et okei, et Airflow on vaba vara, et võtame Airflow, paneme sinna sisse, paneme Databricksi nagu kasutama, et hakka ise ehitama. Ja siis nad, kes iganes mul see account manager oli, ta umbes ütles, et meil on siin mingi Lauri, kes kasutab nagu hästi palju ja siis ma rääkisin nende selle scheduleri, Databricksi scheduleri tootetiimiga ja pärast seda nad otsustasid ise ehitada. Et noh, ma olen päris kindel, et ma ei olnud nagu ainus, kes seda mõjutas, on ju. Aga see, kuidas mina tol hetkel Airflow'd kasutasin, nad ei oleks suutnud seda toetada. Ja siis nad hakkasid ise ehitama ja natukene võttis aega, aga mõni kuu hiljem hakkas juba saama teha asju. Ja ma arvan, et nad on suhteliselt õnnelikud selle tulemusega. See on ka kõvasti edasi arenenud, eks ole, et jällegi ma mäletan ka algusaegadest, siis mingeid task'e ei olnud, siis oli see, et sa panid neid job'e omavahel kuidagi niimoodi, et seal sa said teha neid, et üks notebook kutsus teisi notebook'e välja ja kõik muu selline, et see oli kogu see nii-öelda orkestreerimise pool. Nüüd on need task'id ja asjad ja siin saab Gitiga ühendused ja DBT ja ma isegi ei tea, siin on igasuguseid muid variante kindlasti veel tulnud, et jah, ühesõnaga seda funktsionaalsust on kõvasti juurde tulnud, aga ma ütleks, et see mulle ka väga kogu see scheduling pool endiselt Databricksis meeldib, sümpatiseerib, see on nagu ka üks parimatest ja lihtsamatest lahendustest, mida kasutada, kui sul kõik asjad nagunii Databricksis on, et siis seda on tegelikult väga intuitiivne kasutada. Mul on ka tunne, et nad on saanud nagu, et seal on nagu meeletult võimalusi, aga kui sa oled oma seal notebooki vaates, siis seal on umbes mingi schedule nupp lihtsalt. Ja sa saad selle asja lihtsalt tööle panna. Et nad on suutnud selle featuuri nagu esmase kasutuselevõtu või onboard imise lihtsaks teha. Olenemata sellest, et see featuur ise on nagu võimaldab väga palju erinevaid asju teha. AI soovitab kõiksuguseid neid kirjeldusi. Ma loodan, et see on ka paremaks läinud, aga ma ei tea muidugi, kas ükski AI suudab seda paremaks teha. Lihtsalt see sama nali, et kui luua see test tabel ja panna siia test ID ja test description on, et siis ta ütleb, et very important test table for the company, aga vähemalt praegu tundub, et see kirjeldus on neutraalne, kuigi siin on ka tracking episode releases, understanding listener engagement with specific episodes. Kust sul see välja tuleb, kui sul on podcast ja episoodi nimi on ju, ja siis see on põhimõtteliselt ID on ju, et siit ei tule mingisugust listeneri infot välja, aga tundub, et see meie job töötab, et ta on
kõvasti oleme küll BigQuery'st rääkinud selle põhjal, aga toimib. ma ei tea, kas on nagu, ta kuskil vastab nüüd seda meile või ei vasta. aga kas on mingisuguseid asju, mis me peaks, noh, sellega ta how many unique podcasts, nojah, okei. õige vastus tegelikult on 1, sest siin on ainult Laomees ja Torumees podcast'id, aga mis me võiks sinu hinnangul proovida, et kas siin huvitav töötab, mina seda masinõppe poolt nii hästi ei oska kommenteerida. ma arvan, et sinna ei ole mõtet minna, aga see dashboard'ide asi võiks küll olla, jah. Nad on seda ka läbi aastate itereerinud, et nad aastaid tagasi ostsid ära sellise ettevõtte nagu Redash selle ootuse ja lootusega, et seda integreerida. aga minu arust nad lõpuks ei integreerinud, vaid ehitasid nullist selle, mida sa praegu näitama hakkad. mul on hea meel, et selle nimi on nüüd dashboard, sellepärast et see nimi on ka itereerunud läbi aja ja aasta tagasi oli see mingi AI BI. ja see oli lihtsalt veider. ja nad on vist nüüd lõpuks ikkagi jõudnud selleni, et neid tooteid on üks korraga. oli mingi ajajärk, kus oli 3 või 4 erinevat visualiseerimise toodet seal. kuidas ma siia nüüd andmeid peaks lisama? Sa tahad, vaata, see on mingi untitled page, vajuta plussmärki äkki seal kõrval, äkki sa saad pilti teha. nagu. no siis tuleb uus untitled page. okei. see on selle andmeseti peal, ehk siis see data valik on sul seal vasakul tehtud. Select, add a visualization, okei, oota. ja, nüüd ma saan aru. võttis hetk aega. ja kes meid kuulab, siis Kristo tutvub esmakordselt selle visualiseerimisega, kus on justkui päris palju valikuid ja ei ole päris hästi arusaadav, et kuidas siin midagi visualiseerida saab. samas meil ei ole ka nagu numbrilisi andmeid otseselt siin praegu, mida visualiseerida. mis tööriista algselt oli see, et sul oli päring ja sa said pilti teha. samamoodi notebook'is said joonistada mingit pilti ja siis üle notebook'i said mingisuguse dashboard'i justkui kokku panna. aga siis nad ehitasid täiesti nullist selle praeguse dashboarding'u variandi, mis enam ei ole päris see, et näed, siin on päring ja selle tulemusena on graafik, vaid sul päringust saab siis dataset, millest saab graafik. kes on Superseti kasutanud, siis Superset on täpselt samamoodi, et justkui on nagu päring ja graafik, aga tegelikult on päring ja siis on dataset ja siis on visualisatsioon ja siis on dashboard. et ja siin on samamoodi, sa saad neid, ma ei tea, võib-olla siin ei ole nagu draft versioone, aga iseenesest sa saad, iPublish on vist üleval paremal olemas, eks. mis on olemas, proovime jagada või? et neid nupuvajutusi on vaja nagu rohkem teha, et kui sul on nagu pilt ja siis sul on päring, et muudad päringu ära, et oodata, et see pilt nagu sinu ja teiste jaoks ka muutuks, selle jaoks on neid nupuvajutusi nagu rohkem vaja teha. aga noh, see teiselt poolt annab palju mingit võimekust juurde ja sa saad nagu, see publish on just, ma mäletan, ma tükk aega otsisin seda, et kuidas ma saan uuendada seda teiste jaoks ja siis lõpuks sain aru, et see publish nupp algselt oli kuskil ära peidetud. panen siia meile chati huvi pärast lihtsalt, et kas seda. et kas ma avada saan seda või? jaa, aga samas ei vist siin anyone in my account can view või siis only people with access can view, nii et tõenäoliselt sa ei saa, ma peaks lisama su siia. ei saa ilmselt jah. selle jaoks on erinevad asjad, kusjuures seal ta kuskil on, siin ei ole, kusjuures selles free edition'is ei ole. Paid edition'is on eraldi, ma enam ei mäleta neid toote nimesid,
need tootenimetused olid mingisugused data sharing'u tooted. Et mul kunagi ei olnud vaja neid, et ma ei ole nendega ise kokku puutunud, aga no sisuliselt sa said nii-öelda open data't tekitada, avalikustada mingisuguse osa oma sellest andmekataloogist ja, ja siis oli ka mingisuguseid nii-öelda turvalisi teistega andmete vahetamise mingit asja sai teha. Aga ma täpselt ei saanud kunagi aru, et kellele see nagu mõeldud oli, et see oli ikkagi mingisugune enterprise level mingi värk. see delta sharing on siin olemas küll iseenesest. Delta sharing Jah. ja. Seda me plaanisime kasutada. See on selle jaoks, kui on mitu organisatsiooni, kes tahavad, kellel on erinevad Databricksi instance'id või mis iganes, et sa saad jagada neid andmeid turvaliselt. Aga ma oleks väga üllatunud, kui see delta sharing ka siin töötaks, sest see on rohkem selline ikka enterprise featuur. No see ilmselt ikkagi ei tööta jah. Sul ei ole sellel demol kontol ei ole sul õigust neid asju teha jah. Ma ei tea. Ega õigust endale ise õiguseid juurde anda. Ja aga see delta sharing ei olnud ainus, neil tekkis ka mingeid asju veel, mida nad selle delta sharing'u peale ehitasid. Et see toode on nagu featuuride hulgas nagu väga palju arenenud. See oligi vist Covidi alguses või millalgi, see oli isegi enne Covidit, kui nad avasid Amsterdamis minu arust oma arenduskeskuse. Nad investeerisid, ma ei mäleta, kas 100 miljonit või 300 miljonit sinna, et no see Databricksi nii-öelda valuation või ettevõtte väärtuse kasv on nagu ekstreemne olnud. Et nad Snowflake'iga vahepeal võistlesid, et kes rohkem miljardeid nagu aastas tõstis. Databricks on vist see nende funding round'ide, rahastusringide tähestikus päris kõugale jõudnud. Minu arust nende viimane ring oli kas mingi jott või midagi taolist. Et ja see erinevus on see, et Snowflake ju läks avalikule börsile 2021 äkki vist mingi meeletu valuation'iga ja siis Databricksi poolt nagu see oli nagu laual vist pikki aastaid ja töötajad ootasid seda, aga praegu on jätkuvalt nagu eraomanduses, et aga nad millalgi viimase aasta jooksul jälle tõstsid raha või isegi viimase 6 kuu jooksul. Ja see väärtus oli ka, minu arust see väärtuse number oli mingi 126 miljardit või mingid ulmelised summad juba, et aga jah, nad panid suure selle arenduskeskuse Amsterdamis minu arust 2018, 2019 panid seda tööle ja siis 2019 minu arust ma käisingi seal Amsterdamis oli üks Databricksi konverents vahetult enne seda, kui Covid kõik konverentsid ära lõpetas. Ja siis oli neil selle kontori kõrvalmajas mingis konverentsikeskuses oli 3 päeva konverentsi või midagi, et nagu hästi äge oli. Jah, aga pärast seda nad need eraldi Euroopa konverentsid lõpetasid ära kahjuks. Ma olen ka ühel USA omal osalenud, see oli ka Covidi ajal, ma arvan, ma sain sealt T-särgi isegi, nad saatsid Databricksi T-särgi. See pidi olema 2020 tõenäoliselt. Mul on ka hulk erinevaid Databricksi T-särke, need on väga kvaliteetsed, need on vist kõik siiani nagu kasutuses pere peale. See USA oma, see läks mul mingi 2 aastaga täiesti ribadeks ja ma ei kandnud seda väga palju. See on üks väheseid T-särke, mis mul on väga kiiresti läinud katki, aga võib-olla see oligi see, et mina sain Euroopa poolt need. Ühesõnaga asi näeb jätkuvalt samamoodi välja. Tundub olema nagu, mul on tunne, et see AI tulekuga läks nagu see, kuidas siis öelda, featuuride hulk kippus nagu laiali jooksma kiiresti.
et seal oli mingi periood, kus oli noh, iga asja sai vähemalt 2 eri moel teha, Mhm. erineva hinnastusega ja kõik oli, iga järgmine asi nimetati ringi 4 kuu tagant. Et see tundub olema nagu stabiliseerunud nüüd, mis on hea, et nad on oma see vasakpool, vähemalt selles makstud versioonis, see vasakpool oli nagu scroll bar'iga mingi hetk. Et mida sealt valida sai ja siis sa said need erinevaid, ma ei tea, seda masinaõppe osa näiteks nagu sulgeda. lihtsalt Ja. kuna neil erineva nimetusega featuure tuli nii palju juurde. Mhm. Jah, Tundub jah, et on nagu mõistlikumaks läinud, ma ütleks, et ikka nagu küllaltki, kui tahta nagu kogu seda funktsionaalsust kasutada, siis see on muidugi õppimiskõver tõenäoliselt on kõrge, aga noh, selleks ongi hea see tasuta versioon, et igaüks saab ju siin ringi klõpsida ja ilma mureta proovida. jep, jep. Ja me ei rääkinud sellest masinaõppe poolest üldse, on ju, aga sa saad oma andmetega masinaõppemudeleid treenida, neid versiooniseerida ja siis neid läbi seda inference endpoint'i siis otse Databricksist serveerida. Ja seal peal on suur hulk funktsionaalsust veel, mis ei ole odav, kuna compute'i jooksutamine on kallis. Aga minu arust see on samamoodi selline, et kui sa oled üksi, oled mingi masinaõppeinsener kuskil, siis see võimaldab nagu hästi palju asju ära teha. Jah. Selle masinaõppe poole pealt ma tean nii palju kommenteerida, mul on üks tudeng, kes parasjagu teeb lõputööd just siis MLOps teemal ühes Eesti suuremas organisatsioonis, et millist tarkvara kasutusele võtta. Ja nad on päris palju erinevaid läbi vaadanud ja Databricksi funktsionaalsus katab enam-vähem kõige paremini need vajadused ära ja on ka kõige nii-öelda lihtsamini integreeritav, et suure tõenäosusega läheb kogu see Databricksi lahendus nende andmeteaduse tiimile kasutuseks, eks see selgub kevadel muidugi täpsemalt võib-olla, aga et jah, see tundub, et see on üks nagu terviklikumaid lahendusi, kus saab kasutada nii kogu andmeinseneeria, andmeanalüütikat, ai-d, masinõpet, kõike, mida hing ihkab. Päris hea osa sai minu arust. No loodame, et oli kasulik kuulajatele. Et endal oli tore vaadata. Ma pean selle job'i muidugi kinni panema, see jääbki iga päev jooksma muidu, mis ma panin meil juba varasemate kogemuste põhjal võib öelda, et see jääb mulle aastateks jooksma tõenäoliselt, kuni tuleb mulle mitu kuud neid errori emaile ja siis üks hetk ma äkki panen selle kinni. Ja noh, võib-olla jällegi homme hommikul ei ole seda enam seal free versioonis, et ei tea. Ma arvan, no ma ei tea, minu meelest nad selle eesmärgiga selle tegid ümber, et see lihtsalt et sa saaks ikkagi reaalselt kasutada, on ju. Jah, aga et mitte, sa tohid seda ainult isiklikult kasutada, mitte tegelikult nii-öelda ärilistel eesmärkidel siis. Et ma arvan, et meie kasutus praegu oli vastavalt kasutustingimustele okei. Küll me saame need sõnumid juhul, kui ei olnud siis. Aga ei, ma usun ka. Suur aitäh sulle, Lauri. Tänud. Järgmise korrani. Tšau.